Talvisel ajal võib meie kodude sisekliima olla kas liiga kuiv, liiga niiske või siis korras. Liiga kuiv ja liiga niiske võivad tekitada ja tekitavadki terviseprobleeme, seega sellest liigsest kuivusest ja niiskusest tuleks lahti saada. Liigne kuivus tekitab erinevaid hingamisteede haigusi, siis võib põhjustada silmade ärritust ja erinevaid nahaprobleeme. Kui on liiga niiske? Siis on põhiliseks probleemiks hallitus, pesu ei kuiva ära ja sealt lähtuvad samamoodi terviseprobleemid. Aga kuidas nüüd sellest liigsest kuivusest jagu saada? Liigne kuivus on meie kütteperioodi põhiprobleem ja liigsest kuivusest saab lahti lihtsate vahenditega. Et nendeks on õhuniisutid. Kõige lihtsamad õhuniisutid ja kõige populaarsemad meil on ultraheli õhuniisutid, mis siis nagu töötates annavad välja niisket auru, mida on ka näha ja neid saab kasutada kas siis nii sooja auruga kui ka külma auruga. Mida see ultraheli seal nüüd siis teeb? Ultraheli õhuniisutil on sees väike ultraheli plaat, mis siis vibreerib hästi kiiresti ja tänu sellele tekib veeaur. Aga teised mudelid, teised variandid? Viimastel aegadel on eriti populaarsust kogunud just naturaalsed õhuniisutid, mis siis jagunevad filtritega mudeliteks ja õhupesuriteks. Filtritega mudel toimib väga lihtsalt, et seadmes on veeanum, mille sees on sellised filtrid, mis lasevad õhku läbi ja samas siis tõmbavad endasse vett. Ja sealt siis puhutakse lihtsalt õhku läbi ja toimibki naturaalne õhuniisutus. Õhupesur on nüüd põhimõtteliselt ka naturaalne õhuniisuti, kus siis ei ole filtreid, on siuke trummel, mis võtab vett endaga kaasa ja sealt puhutakse siis õhk läbi, et toimib ka nagu õhupuhasti läbi vee. Mida ma peaksin teadma oma koduse õhu iseenda harjumuste ja tervise kohta, kui ma tulen siia seda õhuniisutit valima? Kindlasti oleks vaja vaadata seda, et kui suurde ruumi seda paigaldatakse, kas selle ruumi uks, näiteks magamistoa uks on öösel kinni või on lahti ja kindlasti nagu Eesti kliimas valida pigem võimsam mudel kui siis lahjem mudel. Magamistuppa soovitan naturaalset õhuniisutit, tööruumides siis ultraheli õhuniisutit ja näiteks väikelastele, kes tihti haiged on, sobib siis siuke kuuma auruga õhuniisuti. Aga nüüd asja teine külg, õhk kuivemaks. Annad siin ka abi? Jaa, ikka. On tavaliselt probleem just sügisesel perioodil ja ütleme siis hoonetes, kus on tehtud renoveerimine, aga ventilatsioon on jäänud tagaplaanile. Et sellisel juhul kindlasti oleks mõistlik kasutada õhukuivateid. Milline peaks olema õhuniiskus toas, et kõik oleks normaalne? No suhteline keskmine õhuniiskus peaks olema aastaringselt 55, aga tegelikkuses meie kliimas oleks ideaalne niimoodi, et talvel on suhteline õhuniiskus toas 40 ringis ja suvel siis 60 ringis. Võib-olla mõned meie vaatajad ei tea, et kuidas seda kodust niiskust mõõdetakse üldse? Kodust niiskust saab kergelt mõõta hügromeetriga. Et hügromeetri ostmisel peab kindlasti küsima, et millist vahemikku ta mõõdab. Paljud hügromeetrid ei mõõda alla 30% niiskust või alla 20% niiskust ja jäävad sinna seisma. Ehk siis klient ei saa aru, et tal õhuniiskus on tegelikult vaid 8%. Kuidas inimesed teid üles leiavad siit Tallinna kesklinnast? Interneti kaudu põhiliselt, et kodulehel on kõik tooted väljas, neid saab ka siis internetilehelt otse tellida. Saatmine on üle Eesti tasuta. Niisiis kokkuvõtteks tahaksin öelda, et 40% praegu talvel toaniiskust, see on normaalne. Kui teil ei ole veel kodus olemas korraliku niiskuse mõõtjat, mis näitab ka madalamaid protsente, siis hankige see, sellepärast et tervisehädad hiilivad ligi tasahilju.